saate Majade ajas eetriaeg on muutunud ja alates sellest saatest oleme teie käsutuses reedeti, reede õhtul kell 7. Esimene reedene saade on pühendatud täiesti Saarineni majale Tallinnas Pärnu maanteel. Uurime, milline oli arhitekt, kes selle maja projekteeris, mis siin majas sees on olnud ja vaatame lihtsalt ringi. Tallinnas on suhteliselt vähe selliseid maju, mida teatakse tema arhitekti nime järgi. Aga üks sellistest majadest on Saarineni maja. Kas arhitekti nime järgi või ma arvan, et paljud ütlevad seda kohta ka Rahvaraamatu maja juba tänaseks päevaks. Aga Soome arhitekt Eliel Saarinen, et võib-olla rohkem tuntakse meil, Alvar Aaldot kui Soome 20. sajandi kõige kuulsamat arhitekti. Aga ikkagi Saarinen oli ikkagi sama kaliibriga mees, et kes viis Soome arhitektuuri ikkagi maailma. Juba sealt 1890 aastate lõpust tegi ta kahe teise tuntud Soome arhitektiga Hermann Geselius ja Armas Lindgren, kes Lindgren on ka eestlastele kindlasti väga tuttav, siin kohe peaaegu et kõrvalmaja koos Viivi Lönniga tehtud Estonia teater, mis paigutub sinna samatesse aastatesse, või siis kadunud Vanemuise teater, mis Tartus oli ka kindlasti üks Eesti juugendarhitektuuri pärle. Ja oligi siis kolme mehe gäng ja tegutses siis kuni 1905. aastani ja esimesed olulisemad hooned siis just tehti selle büroo ajal. Tallinnas ju oli meil tolleks hetkeks eestlasest linnapea Voldemar Lender ja see kodanikuühiskonna areng, et seesama maja, mis siis ehitati vastastikuse krediidiühistuse egiidi all, mis oli siis põhimõtteliselt eestlaste laenupank, sellepärast, et suurematest pankadest laenu ei saanud ja siis tehti seal 1906-7. aastal selline asutus, et siis ettevõtjad saaksid ikkagi laenu võtta. Ja see maja on siis selle tulemus. Maja saadi tegelikult arhitektuurikonkursi tulemusena, et oli 33 tööd, Saarineni töö märksõna oli Mercurius. Žüriis oli muidugi sõber Armas Lindgren, väga rahvusvaheline žürii ja siis Saarineni maja, mis oli tegelikult kõige kallim projekt, sest et siin on esimesed korrused ja kelder on raudbetoonist ja siin on 3 lifti ja igasugused muud pandused siin siseõues ja niisugused väga luksuslikud korterilahendused, kaasaegsed erinevate küttesüsteemidega. Jah, et kui nüüd seda plaani vaadata, et ega ta nüüd teab, mis ei ole, vähemalt niisuguse hilisema funktsionalistliku või modernistliku arhitektuuri seisukoha pealt, mis seal 20-30 aastatel laineid lõi ja et kui kas või me vaatame seda maja Pärnu poolset fassaadi, et kus on see uhke trepp, mis siis siia sisehoovi jõuab, aga tegelikult võiks ju arvata, et see on pea sissepääs või mida seal siis tehakse, aga tegelikult ta lõpetab siis selles üsna tühjas sisehoovis, kus ei ole midagi muud teha, kui vaadata alla keldrisse, kuhu sai autosid parkida. Ja see osa, kus me praegu siin oleme, Kultuuriministeeriumi osa, mis siis oli selle krediitühisuse pangaruumide koht, et siia sai tegelikult üldse siis samast ministeeriumi sisse päässid Suurkarja tänava poolt. Kuna kahjuks selle maja interjööridest ei ole eriti ajalooliselt teada või peale kirjelduste, aga fotomaterjali on ülinapilt, et siis mida me siin praegu võime näha, et see ministeeriumi trepikoda kahtlemata on üks kõige uhkemaid säilinuid interjööridetaile siin. See raudbetoonkonstruktsioon iseenesest võimaldab oligi mõeldud väga paindliku ruumiprogrammi jaoks, et neid vaheseinu võis vastavalt vajadusele liigutada, ehitada, lükata, et seetõttu on ka võib-olla loomulik, et siin on aegade jooksul need konfiguratsioonid siis muutunud. Et kahtlemata üks väga oluline nagu ka Soome ajaloos märgilise tähendusega ehitis oli 1900. aasta Pariisi maailmanäituse Soome paviljon. Ja hiljem muidugi Saarineni karjäär kiiresti muutus väga rahvusvaheliseks ja väga tuntuks, et tema
tuntumaks objektiks ilmselt on siis Helsingi pearaudteejaam ja siis 1922 sai ta ühel 20 aastate kõige olulisemal arhitektuurikonkursil Ameerikas, Chicago Tribune, niisugune väga oluline Ameerika ajaleht. Seal said niisugusele pilvelõhkuja konkursil siis teise koha ja siis üks teine Ameerika ajalehe magnaat kutsus ta siis 23. aastal Ameerikasse, kuhu ta siis terve perega kolis, aga tema siis niisuguseks elutööks võib nimetada see Michigani osariigis, mis on siis seal suure järvistu ääres, et on Cranbrooki kunstiakadeemia. Ameerika kunstihariduse ajaloost võrreldakse, et see on nende Bauhaus. Kuna Tallinna polnud ju kunagi planeeritud, et siis see niisugune ootus, et linn kasvab ja kiiresti ja selleks on vaja ikkagi linna planeerida. Et see siis muidugi juba realiseerus vähemalt kavandina siis 1913. aasta Saarineni Suur-Tallinna projektis, mis oli siis konkurss Tallinna esimesele generaalplaanile ja siis selle käigus Saarinen pakkus välja, et 30 lõpuks võiks Tallinn kasvada 300 000 inimeseni, mis tegelikult ei juhtunud, juhtus alles 60 aastate alguses. Aga et see maja, kus me nüüd oleme siin Pärnu maantee 10, et see näitab seda, et milline see Suur-Tallinna kesklinna hoonestus siis vähemalt tavalisemate linnamajade osas oleks võinud olla, 5-6-kordsed suured kivimajad, kõrge mansardkorrusega, hilisjuugendlik vormikeel. Et see optimistlikkus just, et mis siis ütleme seal kohe 1914 sõjaga lõigati kõik need sidemed ära, aga see on iseenesest väga huvitav periood, et ka mitte ainult arhitektuuri koha pealt, aga just ühiskonna arengu koha pealt. Suure, ilusa, uhke, moodsa Tallinna saamiseks korraldati konkurss ja sellest võttis osa ka Saarinen. Seal oli tegelikult ainult 5 osalejat ja seal oli ka korralduslikult möödalaskmisi tegelikult ja see ikkagi linnaplaneerimine kui üldse uus teema tegelikult tol hetkel, et Saarinen projekt oli kahtlemata nendest töödest kõige põhjalikum, üks töö oli lihtsalt esitatud ühel lehel ja neid projekte siis tänapäeval arhitektuurimuuseum siis linnavalitsuse deposiidina säilitab. Ja see idee siis, kui niimoodi kokkuvõtlikult ära rääkida, et siis vanalinna ta ei puutunud. Idee oli selles, et siis idast läände, ehk siis põhimõtteliselt tänase Lasnamäe koha pealt kuni siis kusagile sinna Õismäeni või Kadakatee kanti siis läbi linna, uue linna teha siis lai magistraal, mida siis väljakud teatud olulistes punktides siis niimoodi markeerivad. Ja kui sealt Lasnamäe poolt tulema hakata, et siis kõige otsmine oligi saksa keeles Laksberg, eks ole, Lasnamägi, Laksbergplats ja seal siis oli suur kirik ja haiglakompleks ja siis sealt niimoodi edasi Kadrioru pool oli muuseumite väljak, siis oli väga oluline ka see logistilise skeemi ümber lahendamine, et Tallinnas ikkagi nüüd tänase päevani on ju meil see raudteejaam, spinnuks silmas, aga üldiselt ta ei ole väga hästi positsioneeritud. Ja nüüd see Rail Balticu hiljuti toimunud konkurss, et see ikkagi paneb selle sinna ülemistesse. Ja tema siis paigutas uue raudteejaama, pearaudteejaama, ütleme sinna bussijaama kanti. Ja sealt siis see selline sirgejoon sai mingi katkestuse, et sealt juba välja kujunenud Juhkentali ja Liivala ja tänavaid pidai siis sealt edasi Suur-Ameerikasse ja siis sealt Lillekülast siis jälle läks niimoodi sirgelt edasi, kuni siis sinna Õismäe kanti välja. Ühiskondlikke hooneid, mida ta siis nendele platsidele pani ja see Raekoja plats siis uus oleks tekkinud tegelikult sinna Viru hotelli kohale ja sinna Tammsaare parki, et sinna ta siis selle plaani peal pani ka oma Raekoja ära
ja noh, ütleme olemasolevatest majadest, mis ta sinna siis alles jättis, olid siis juba valminud Estonia teater ja praegune Draamateater, endine Saksa teater. Kui võrrelda nende teiste plaanidega, et ta siis ainult Tallinnat ei planeerinud, ta näiteks samatel aastatel tegi ka Austraalia uuele pealinnale Canberrale täiesti hullumeelse nagu projekti, mis oli veel monumentaalsem ja seal oli Tallinn ikkagi välja kujunenud struktuuriga, et need äärelinnad seal küll ära lammutati, aga ikkagi koondus siis selle vanalinna ümber, aga seal põhimõtteliselt tühjale platsile sai planeerida ja ka Helsingile, et oli seal 15. aastal suur siis Helsingi kesklinnast Loodesse Munkiniemi Haaga suur planeering, kuhu siis nagu linn pidi arenema ja 1918 viskus suur Helsingi projekt, et ta oli ka väga kõva linnaplaneerija peale selle, et ta hea arhitekt oli. Ei ole vist päris tavaline, et üks kirjanik kirjutab raamatu ühest majast. Mina tegelikult olen selline kirjanik, kes on kirjandusloolane ja ajaloolane. Ehk siis mind huvitab see, mis on minevikus juhtunud. Aga konkreetselt selle maja puhul ma teadsin kohe, Eesti filoloog nagu ma olen, et see maja siin on tegelikult Eesti filoloogia, Eesti kirjanduse, eesti keele jaoks üks väga oluline keskus, kirjastuste maja. Selle maja kohta öeldi 50 aastat järjest kirjastuste maja, Pärnu maantee kirjastuste maja, sest siin asus enamik Eesti NSV kirjastusi. Eesti riiklik kirjastus, mis jagunes siis nagu kaheks, et Eesti Raamat ja kirjastus Valgus, need kõik tegelesid siin majas. Ja hiljem, kui siis juba omaette need kirjastused juba murdusid kuhugi, eks tekkis Olion ja Koolibri ja siis need tegelesid ka siin majas. Nii et see on kirjastuste maja ja see on ka olnud kultuurimaja, mitte siis kultuurimaja nüüd provintsi tähenduses, vaid kultuurimaja, sest aastast 53 on siin majas kultuuriministeerium. Ja siin majas on olnud isegi, ütleme niimoodi, kui nimetada, kui arvestada võtta ministeeriumi tähendusega asutused, on olnud 4 ministeeriumi korraga, kultuuriministeerium, kinokomitee, kirjastuskomitee ja siis veel üks, ma täpselt nime praegu peast ei mäleta, see oli, ütleme, mingisugune hariduselu koordineeriv, kõrgharidust või keskeriharidust koordineeriv komitee või ministeerium nõukogude aja lõpus ja tegutses ka seal Väike tänava tiival. Nii et 4 ministeeriumi korraga sisuliselt. Ja raamatupoodide ajalugu on ka väga põhjalik. Aastal 1921 tegutses siin korraga 4 erinevat raamatupoodi. Ja siis Pihlaka äri õigusjärglaseks võib siis pidada siis Rahvaraamatut, mis siin tegutseb siiani. Õnneks. Jah, ja apteek on siia majja kuulunud algusaegadest kuni nüüd peaaegu, ütleme 100 aastat apteek täisi saanud kolis Solarisesse. Aga siin oli ikkagi Tallinn üks olulisemaid apteeke, peaaegu 100 aastat. Muidugi ei saa mööda sellest, et siin majas oli Eesti NSV tsensuuri peakorter 4. korrusel. Kui me seisame fassaadi poole, vaatame fassaadi poole, eks ole, trepp läheb ülesse, siis paremat kätt, 4. korrus, selle taga töötasid Eesti NSV kõige tähtsamad tsensorid. Ja nende uste taha siis jõudis absoluutselt kõik, piltlikult öeldes just nende uste taha, aga tegelikult neil oli volinikke ja osakondi üle vabariigi laiali. Aga mitte ükski asi ei saanud ilmuda, raamat, film, teatrietendus, estraadi, show, kinopiletini välja, ei saanud minna masside ette, enne kui tsensor lõi laksti peale templi lubatud. Nii et siin majas siis otsustati selle üle, mis on lubatud kultuurivallas. Aga samas siin majas on ka korterid olnud algusest saadik, kes siin elasid? Nii, suunan kohe inimest tööle allikatega. Kõnealune raamat siis näeb välja selline, väga ilus, väga hästi kujundatud ja väga infot täis, läbivalt värvitrükis. Muide, vahele ütlen ma selle, et selle raamatu koos autori autogrammiga saab selle saate küsimuse õige vastaja kunagi ehk järgmises saates teada. Väga hea.
Ja siin taga on olemas tabel Saarineni maja asukaid aastal 1924–44. Et siit võib hakata kohe võtma, palun väga. Siin on elanud Otto Strandmann, siis siin oli Jaan Tõnissoni Tallinna korter. Siin tegutsesid väga kallid hambaarstid näiteks. Siin oli Otto Tiefi valitsuse tegelasi elas. Siis Saksa ja muidugi oli siin suuresti Saksa sõjaväge hästi palju. Tsensuuri peatükk üle ma on eriti uhke, sest tsensuuri ametis kummalise kombel on kirjutatud kõige rohkem. Kultuuriministeeriumi kohta õieti on ilmunud nõukaajal mõned sellised väikese tiraažiga puhtalt infobrošüürid. Aga tsensuuriamet on läbi uuritud väga põhjalikult. On ilmunud, eks ole, Eesti tsensuuri ajaloo kohta isegi eraldi raamat. Ja nüüd on, eks ole, ilmunud veel juurde ühte, teist ja kolmandat. Nii et minu ees oli väljakutse see resümeerida, refereerida ja kirjutada ometi terviklikuks oma näoliseks. Ja tükk aega mõtlesin, kus saada illustratsioone selle teema juurde. Ja siis ma oma muret mainisin ühele tuttavale raamatuinimesele ja bibliofiilile, kes ütles, et kas ma ei olegi sulle näidanud oma tsensuurikapikest. Ja selgus, et tema kogub seda materjali vaikselt ja ma sain siia terve portsu materjale, palun väga. Siin on peatsensori käskkirju näiteks mitu tükki ära toodud. Siis on siin, eks ole, ütleme, et see materjal kuulus ikkagi nagu hävitamisele üldiselt. On põnevaid materjale, mida tõesti ei oleks olnud võimalik kuskilt leida, kui ma ei oleks seda tsensuurikapikest näinud. Siin on muidugi minu teada on see esimene värvitrükis repro sellisest raamatust nagu Laustud sõna lagub, mille kogu tiraaž hävitati. Nii et avalikes raamatukogudes on seda ainult 2 eksemplari kogu Eesti peale. Aga selle mehe tsensuurikapikeses oli ka see raamat olemas, nii et sain siia ühe lehe skännida ja kaane kah ja olen väga õnnelik. Näiteks oli mul udune info, et siin majas oli ka kirjanike liit mõnda aega. Ja tõesti, leidsin arhiivist dokumendid, mis ütlesid, et kui 44 sügis tulid siis nõukogude kirjanikud tagasi Peipsi tagant, siis esimesed aasta 1,5 kuni 2 oli kirjanike liit selles majas. Nii et see maja on olnud ka Eesti NSV Kirjanike Liidu peakorter, enne kui nad said Toompeale Kohtutänavale endale peakorteri. Aga kas nüüd, kui niisugune suur töö on ära tehtud, kas ei ole pakutud mõne maja kohta veel teha sellist põhjalikku uuringut? Ei ole kusjuures. Miks? No esiteks see on väga kallis lõbu, sest seda on 500 lehekülge, ikkagi mitu aastat tööd, värvitrükis, eks ole, et seda saab ikkagi teha siis, kui on raha. Kui raha ei ole, siis sellist raamatut teha ei saa. Nii et see on luksus. Ja mis muidugi puudutab seda raamatut sisusest poolest, siis selles majas lihtsalt on ka mida on kirjutada. Siin eks ole, siiberdasid, eks ole, kirjanikud ja kirjanikud kirjutavad mälestusi muu hulgas, et kuidas nad siin majas käisid ja väga palju on kirjanikel mälestusi selle majaga seoses. Võtta ainult tsiteeri, refereeri ja loe. Aga kui nüüd, eks ole, mingi muu maja võtta, näiteks Urla maja siin kõrval, sama moodi, eks ole, arhitektuuriline pärl, aga selle maja kohta materjali juba palun väga. Kus sa leiad? Väga keeruline on seda teha. Saarineni majas tegutseb siiani õnneks ohtralt erinevaid, peaasjalikult kultuuriga tegelevaid asutusi ja inimesi. Peaaegu 300 ruudune ruum on nüüd siis 9 peaasjalikult erineva valdkonna, loomevaldkondade inimeste esindajatega täidetud. Siin me oleme ise üldiselt kutsume ennast välgubürooks, kus siis on erinevad väiksemad bürood sees ja me saame igakuiselt kokku ja räägime üldistest plaanidest, aga igaüks ajab oma asja kõrvalt, et siin on nii arhitektid, siin on kunstnikud, küünlategijad, siin on filmikunstnikud, pidude korraldajad, ürituste sarjade korraldajad, tootedisainerid, montaažiinimesed, reklaamikunstnikud, graafidisainerid ja nii edasi. Et me justkui oleme tekitanud oma sellise siseseltskonna ja me suudame
praktiliselt kõiki asju teha, et kui sul on kuskilt vaja midagi, siis on käepärast võtta kohe, et kuule, sina tee mulle graafiline disain ära ja nii edasi. Et see koostöö sujub, kui on seinteta ruumid, kus on nii visuaalne ühendamine kui ka mõtteline. Siin on palju erinevate tegevusaladega tegelevaid inimesi. Kes need pardid on? Need pardid on 2 noort arhitekti, kes on õppinud Viini rakenduskunsti ülikoolis ja nüüd suhteliselt hiljuti tagasi Eesti kolinud ja oma arhitektuuripraksise avanud inimest. Kas Saarineni maja aura aitab kaasa? Kindlasti, ikka vaatame varasemalt tehtud asju ja üritame mõtestada, et mis põhjustel mingisuguseid otsuseid on tehtud. Et tihtipeale juhindume ka varasemate tipparhitektide töödest ja nende kogemustest. Kas saate välja tuua mõned oma tööd, mida võib-olla me oleme näinud, aga ei tea, et need teie omad on? Ilmselt, mida Tallinna linnas võib-olla kõige rohkem nähtud on siis see installatsioon, mille me Tallinna arhitektuuribiennaali raames rajasime arhitektuurimuuseumi ette. Et tegu on siis sellise digitaalseid projekteerimisvahendeid kasutades loodud struktuuriga, mis siis Eesti puitmaja tootja poolt on valmis toodetud ja koos arhitektuuriõpilastega tegelikult kokku pandud. Suur rõõm, et kõrgelt haritud ja maailma näinud noored inimesed tulevad siia tagasi. Et kas see otsus tagasi tulla on lihtne või tegelikult oli ju teil terve maailm lahti? Kindlasti ei ole lihtne. Pigem oli see juhuste kokkusattumine, kuna tõesti ei olnud sellist tunnet, et tuleks Eesti tagasi ja läheks mõnda büroosse tööle. Samas, kes see kohe pärast kooli lõpetamist julgeb ka oma isiklikku äri alustada, et see lihtne ei ole kindlasti esimese võimaluse nagu selle peale ei mõtle. Aga kuna just selle biennaali tõttu jäime siia pikemaks, siis kasvasid juured alla natukene, vähemalt idud ja siia me jäime. Eelmises saates küsisime, millised on suuremad tööd, mis Kadarik Tüür arhitektidel sellel aastal käsil on. Ja meile saadetud vastustest Jaak Kurmet võtab välja ühe õnneliku inimese nime, kes saab raamatu kingituseks. Vaatame, kas tuleb või minu isiklik tuttav. No, kui isiklik tuttav vaatas saadet. See on nüüd üks eksemplar. Nii. Hanna Selvet. Olge õnnitletud. Hanna Selvet. Teie saate oma raamatu kätte Eesti Arhitektuurimuuseumis selle lahtioleku aegadel infoletist. Aga mis veel tähtsam, mis praegu nüüd hakkab juhtuma? Küsimus, mida meie saate vaatajad peavad kas vaatama uuesti saadet üle või on neile meelde jäänud, mis küsimus selles saates on? Küsiksin, milline oli Otto Strandmani seos Saarineni majaga? Kellel see meelde jäi, saatke e-mailile majadajas@tallinnatv.eu õiged vastused ja võite saada õnnelikult Jaak Kurmeti raamatu Saarineni majast õnnelikuks omanikuks ja raamatus on ka autori autogramm. Selline sai meie tänane saade Saarineni majast Tallinnas. Ma arvan, et te leidsite nii mõnegi huvipakkuva fakti meie saatest, saite teada arhitektist, sellest, mis siin majas on olnud ja ka natukene pilku heita sellele, mis siin praegu toimub. Aga meie saade Majad ajas
nüüd ja edaspidi on eetris reedeti kell 7 üle nädala. Ilusat nädalavahetust teile!